Tervist, mina olen Lauri, Intrak Eesti müügispetsialist Manito osakonnas. Täna vaatame teleskooplaadurit MLT 730. Vaatame siis kõigepealt ukse peal tähistused üle. MLT on Manito Loader Telescopic, mis siis tähendab Manito laadur ja teleskoopnoolega. 730 on siis 7 meetrit tõstekõrgust ja 3 tonni tõstevõimet. 115 tähistab hobujõudu mootoril. V on Vario käigukast ja CP on kompakt. Antud mudelil on siis all 20-tollised väljed. Masina kõrgust on 2,14 ja masina laiust on 2,06 meetrit. Antud masin on siis premium varustusastmega, kus on siis ka peal EcoStop süsteem, mille ajavahemikku saab siis seest menüüst ise muuta kuni poole tunnini. Ja tähendab see seda, et siis kui operaator on juhiistmelt maas, masinast väljas, siis valitud aja möödudes masin ise seiskub. Siis Manito kõigi New Agi kabiinidel on esiklaas ühes tükis pikalt üles välja. Kabiinis sees istudes nähtavus on väga hea. Ülemine kaitsevõre on kõigil olemas. Lisaks, kuna see on premium varustusega, siis on tal selline väike lisakojamees veel ees. Töötuled on ees ja taga, LED-id, maanteel sõidutuled on olemas. Siis nüüd selle väikse karbikese all on siis välimine salongi filter ja ka klaasipesuvedeliku paak. Siis siin väike kollane nupuke on Easy Connect System ehk siis survevabastusnupuke, et selle jaoks masinat seisma ei pea panema, hoiata seda all 2-3 sekundit, suunatuled vilguvad ja on hea lihtne tööorganeid vahetada. Nii, poritiivad on kõik Manito logoga. Antud mudeli hüdroolipaak on siis siin eespool ja siis näidik on seal keskel. Siis on kollane masti tõkestusking, ehk siis kui masti all tööd teha, siis kindlasti selle peab panema. Antud mudelil on ka masti töötuled olemas 2 tükki. Siis on alati väljavõte, kui on tegemist põllumajandusmudeliga, et MLT on põllumajandusmudel, siis on alati väljavõte olemas ja siin on ka hüdrauliline kiirlukk siis mastil olemas, et hea lihtne mugav vahetada tööorganeid ja pea kabiinist väljuma. Ja antud hoidik on siis tühi, sellepärast et kui nüüd ei oleks valitud tehasest hüdraulilist kiirlukku, siis oleks seal sõrm, mille saab siis hoiustada siia panipaika. Ja Dana Spiceri sillad on Manitool. Vaatame siis masinat ka parema külje peal. Siin on siis mootori õhu eelfilter, ise puhastuv. Ja kuna tegemist oli kompakt mudeliga, siis maksimum liikumiskiirus maanteel on tal 38 kilomeetrit tunnis. Saadaval on ka siis tavaline 730 mudel, mis läheb 40 kilomeetrit tunnis välja. Kapoti all on siis meil 3,6 liitrine Deutsche diisel. Kõik on hästi ligipääsetav. Hooldusvälp on siis antud mudelil 500 töötundi. Garantii 2 aastat või 2000 töötundi ja saab alati juurde osta Manitoode puhul kuni siis 6 aasta või 6000 töötunnini. Nii on siis õhufilter tal, kütusefilter, kütuse eelfilter ja vee separaatoriga siis jahutusvedelik ja antud mudel, kuna ta on üle 55 kilovatti, siis on nagu ikka juba AdBlue süsteem peal. Ja masinal taga siis peegel konksu jälgimiseks. Võimalik on muidugi tellida ka kaamera. Ja kaamerad on siis saadaval ka paremale külje peale ja poomi otsa. Nii, siis on siin eemaldatav luugike, kus saab siis ära puhastada heinapuru ja muu sodi. Määrdeniplid on üleval välja toodud, sama on ka käänmikel välja toodud, et mugav määrida. Määrdaja välp on tal siis 50 tundi. Olemas ka hüdropidurid, taga elektriväljavõte, hüdroväljavõte lisaks taga veel ja siis määrdeniplid veel siia toodud. Ja siin on AdBlue paak. AdBlue paagi suurus on 13 liitrit ja kütusepaak on 78 liitrit. Ja antud mudelil on siis kohe hüdrokonks küljes. Ja Manitoodel siis kõik ühes tükis uks. Elektriaken, mis on siis lõpuni avanev ja elektripeegel paremal pool väljas, mis on ka siis soojendusega. Siin on siis Krammeri õhkiste. Reguleeritav, võimalik on tellida ka istmesoojendusega variant. Elektriline peeglisoojendus, 3 erinevat sõidurežiimi, siis rataste režiimi on olemas, kus kõik pööravad, siis tagumine maanteesõidurežiim ja siis nii-öelda krabikäik, külgsuunas liikumine. Ja käsipidur. Sellel mudelil on siis tavaline mehaaniline käsipidur, MLT 625 ja siis suurematel mudelitel on juba automaatne seisupidur.
nii-öelda siis negatiivne pidur. Siin on tal lülitid tulede jaoks, on siis poomitulede lüliti, eestöötuled, tagatöötuled ja tagumine udutuli. Antud mudelil ei ole parempoolset küljekojameest, mis on siis lisana võimalik tellida tehasest. Ja konditsioneeri ja puhuri juhtimine käib siis siit. Siin on siis ventilaatori kiirus, konditsioneeri sisse-välja lülitamine ja temperatuuri valik. Rool on reguleeritav. Alla üles, sisse-välja. See on siis hädaabi seiskamise nupp. Kui midagi peaks juhtuma, siis seda vajutada jääb masin koheselt seisma. Siis on langeväri nupp. Seda on ka vaja masina kalibreerimiseks, kui mingil hetkel tundub, et masin ei suuda tõsta lubatud tõstevõimet, siis tuleb kalibreerimine ära teha. See on väga lihtne, eesti keele menüü on ka masinal. Siis tal on automaatselt reverseeritav ventilaator peal, saab siis panna automaatrežiimi peale, või saab ise vajutades käima selle panna kohe. Siis sinised nupud üldjuhul on kõik hüdraulikaga seotud. Siit saab siis valida, kas hüdraulika väljavõte toimib ees või taga. Kuna antud masinal on siis hüdrauliline AK-konks ka, siis peab seda lihtsalt vahetama, kui on plaan kasutada hüdrokonksu. Siis on tal automaatselt alati kahvlite režiimis on masin ja saab valida eraldi siis koparežiimi ja ka tõstetud koormuse režiimi saab sisse lülitada. Ehk siis see on siis, kui nagu kraanana tööd tehes, tuleb see valida. Siis astmevaba vaariokast, siin on siis 2 režiimi, on dünaamiline režiim ja mugav režiim. Tal on 2 kiirust, saab valida siit pluss-miinuse pealt, joysticku pealt. Ja siis on tahmafiltri puhastus. Seda siis menüü annab märku, kui vaja teha. Manito JCM joystick, kõik liigutused ühe käe all. Uutel masinatel kõigil on juba sensor nimetissõrme all. Eestikeelne menüü annab siis märku, muidu hüdrosüsteem ei tööta. Teatud aja möödudes lülitub välja, siis peab jällegi näppu siia panema, hakkab tööle. Siis on siin pluss-miinus. Tegemist siis vaario astmevaba kastiga, siis 2 sõidukiirust. Siit saab valida. Siis on edasi sõidusuund, tagasi ja neutraalasend. 2 rullikut, alumine on siis alati mast välja ja mast sisse. Põllumajanduslikul teleskoopplaaduril. MT mudelitel siis, mis on mõeldud rohkem ehitussektorisse, nendel on vastupidi. Ja loomulikult on võimalik need vahetada ka, et kui on kliendil soov just vastupidi, et toimiks need. Ja ülemine rullik on siis lisaliin. Ehk siis nüüd olenevalt, kus siit eest on suunatud, on see hetkel kas kiirlukk mastil või siis, kui taha suunata, siis hüdrokonks toimib sellega. Hea, mugav ja kasutusesõbralik. Siis on tal siin käsigaas. Siis poomipehmendus on peal, saab automaatrežiimi valida või siis ka sundrežiimi, et on kogu aeg järgi. Siis on tal võimalik veel mootori kiiruse salvestamine paika panna, ehk siis see on hea, kui teha tööd, ütleme, harjaga. Siis on eraldi limitaator, kus saab siis masina pöörded ära limiteerida, kui on soov. Siis joysticku välja lülitamine, ütleme maanteesõidul, et ei juhtuks midagi, kui kogemata vastu lähete ja koorem või kopp peaks maasse minema. Siis vilkur, ohutuled ja siis menüü juhtimise rullik ja menüü nupud. Saab ka välja lülitada siis ees kahvlite kallutamisfunktsiooni. Siis saab hüdrosüsteemi välja lülitada ehk hüdraulilised lisaseadmed ja liigutused ei toimi üldse. Ja siis on EcoStop, mida siis saab valida menüüst eraldi. Et masin ise automaatselt seiskub. Ja panipaik. Panipaik on tal ka siin ees. Käe all ja ka taga, istme taga on võrku, on võimalik siis paigaldada erinevaid asju.